Tere tulemast vaatama järgmist e-agronoomi veebiseminari. Vabandan juba ette tehniliste viperuste eest, mistõttu veebiseminari otseülekanne natukene viibis, kuid tundub, et hetkel oleme ilusti eetris. Minu nimi on Elmar. Tänase veebiseminari teemaks on rääkida ja vaadata üle erinevad probleemid, mis tekivad siis, kui sa soovid teha põldude importi. Meieni on jõudnud igasuguseid erinevaid muresid seoses impordiga ja otsustasime need täpsemalt üle vaadata, luues samad tingimused, mis nendele probleemidele siis tekivad ka tavaliselt, kui põllumees on importi tegemas. Nagu siin ekraanil on näha, on minu põldude pilt ilusti olemas ja osad nendest põldudest on siis ette valmistatud koolituse jaoks vastavalt sellele, millised probleemid on tekkinud. Kõik need probleemid on igapäevased, kui nii võtta, ehk siis need võivad väga lihtsasti ja loogiliselt tekkida, ehk siis mure ei ole isegi pigem selles, et mis on täpsemalt juhtunud, vaid küsimus on see, kuidas sellega hakkama saada. Kui me võtame lahti hetkel nimekirja, siis näitan ka läbi, mis meil täpsemalt toimuma hakkab. Olen loonud ühe koguse põlde, millel on erinevad siis tüüpnäited juures. Me vaatame üle, mis saab siis, kui põllud on liidetud ja me soovime importi teha. Kui me oleme massiivi numbrit muutnud eelnevalt, oleme muutnud põllu kuju, poolitanud põlde või muutnud põllunumbrit. Siinkohal siis tuleb arvestada, et need muudatused on tehtud e-agronoomis. Ja nüüd alustame me importi PRIA faili kaudu. See tähendab, et meil on PRIA failis info põldude kohta, mis tuleb PRIAst ja programm hakkab nüüd omavahel sobitama. Selleks, et importi läbi viia, tuleb minna impordilehele, valida õige koristushooaeg ja valida siit video alt. Video siis tutvustab meile, kuidas täpsemalt e-PRIAst kätte saada enda põlde. Siit alt valida siis õige fail, mille sisse on pandud PRIA põldude info. Kui meil on see olemas, vajutame jätka. Nüüd me oleme jõudnud siis põldude impordilehele. Kui ühes üleelmises veebiseminaris rääkisime üleüldiselt, kuidas import käib, siis seekord me räägime selle impordi juures just nendest põldudest, mis tekitavad siia impordi staatuse juurde midagi muud kui sobitatud. Näiteks on kohe näha, et esimese põllu juures on meil kirjutatud vajab sobitamist. See annab meile märku, et e-agronoomi programm tunneb, et mingisugune info on natukene segane. Ja siinkohal palub ta siis sinu tähelepanu pöörata selle juurde, et saada kogu info õigeks ja import toimiks nii, nagu ta peaks minema. Meil on siin siis olemas vajab sobitamist. Me näeme, et üks põld on staatusega liidetud. Meil on ka olemas poolitatud. Ka siin on poolitatud. Ning on olemas ka kaks põldu, mis on nimega uus. See uus annab siis märku sellest, et oled sisse kandmas mõnda põldu, mida sul veel enne ei olnud e-agronoomis sees. Iseenesest sellega mingit probleeme ei teki. Küll aga saame me kohe tutvust teha esimese põlluga, mis vajab sobitamist. Selleks, et edasi liikuda, vajutame nupule edasi. Kõigepealt avaneb siis meil vaheleht 2 sobita põllud ja siia on pandud siis info selle kohta, kuidas järgnevalt käituda. Lisaks oleme pannud siia juurde ka sihukese õpetusvideo, mis aitab natukene mõista, mismoodi siis põlde sobitada. Selle kõik vaatame nüüd kohe ka täpsemalt üle. Nii, me näeme, et siin ekraani peal on 2 põldu. Tegemist siis vasakul pool on põlluga, mis oli eelnevalt e-agronoomis sees. Ja paremal näeme me põldu, mida me soovime PRIA failiga sisse kanda. Tegemist reaalselt on sama põlluga, aga e-agronoomis oli selle kuju muudetud. Nüüd, et programm saaks täpsemalt aru, et selle põlluga on tegemist, tuleks selle põllu peale kõigepealt vajutada ning meil tekib siia nupp nimega salvesta sobivus. Kui aga
peaks olema olukord, kus seda põldu või selle põlluga seotud ajalugu ei ole vajadust üle kanda. Siis on olemas nupp ära säilita ajalugu. Üldjuhul aga on just vaja siis põld sobitada ja kindlasti tasub jälgida, et kui sa soovid, et jääks tulevasele põllule info külge, mis oli eelneval põllul, siis tuleb valida see põld ja vajutada salvesta sobivus. Programm veidikene mõtleb ja viib meid siis vaheleeni 3. Võimalus on, et selliseid põlde on ka rohkem. See tähendab, et ta käib kõik need põllud läbi, mille kuju on muudetud ja küsib üle, millega täpsemalt tegemist on. See oli siis nüüd juhul, kui põllu kuju on muutunud. Vaatame ka üle, mida näitab meile näiteks liidetud põld. Liidetud põld. Me oleme siis lehe peal, kus tegelikult programm sai juba täpsemalt aru, millega on tegemist. Nimelt meil on siis liidetud põld, mida kuvatakse selle põllu all. Programm on ise juba siia peale vajutanud ja tegelikult on salvestatud ka sobivus. Ehk siis sellepärast ei viskanud ka programm seda valikut ette, et ta tunneb juba ise ära, mismoodi liidetud põld või missugusest põllu infost eelnevast saab ta oma info kätte. Nii, vaatame ka siit järgmiselt üle põllud, mis olid siis vastupidiselt. Kui meil eelnevalt olid siin 2 põldu ja uue impordiga on 1, siis täpselt samamoodi tunneb programm ära, missuguste põldudega oli tegemist. Mõnikord tekib küsimus, et kuidas programm seda ära tunneb. Tegemist on siis geoinformatsiooniga, mida arvutikeel ilusti mõistab ja saab aru, kus kohas see põld täpsemalt asus ja võtab selle järgi selle info. Siinkohal tuleks siis üle vaadata nagu impordi puhul ikkagi põllu nimed, põllu numbrid, pindalad. Pindalasid küll siin muuta ei saa, kuid hiljem, kui on mõni drastiline pindala muutus toimunud, et sa tead, et sinu põld siis kas läks väga palju väiksemaks, ehk siis näiteks suur põld poolitati mitmeks väikseks tükiks või väike põld on liidetud siis väiksed põllud on kokku liidetud üheks suureks. Tasuks, et massiivi number on siin ilusti olemas. Põhjus on selleks siis järgmine, et jällegi puhtalt geopositsiooni järgi leiab programm selle ülesse ja seob siia õige põllumassiivi numbri. Põllu numbriga on täpselt samamoodi, tekitab siia ilusti põllu numbri programm ja seob selle normaalselt süsteemiga. Mida nüüd siin tuleks siis veel teha? Kindlasti vaadata üle, nagu juba eelnevalt mainisin, põllu nimi ja põllu number. Neid saad siin muuta, saad ka hiljem muuta ning vaadata üle PRIA kultuurid ja 2020 või selle hooaja, kus kohas sa sisse kannad enda põlde kultuurid. Neid saad siin muuta ning saad ka tegelikult hiljem muuta. Kui kogu info vastab sellele, mida sa soovid, siis vajuta kinnita ja impordi. Programm natukene mõtleb selle koha pealt ja kui ta on välja mõelnud ja ilusti välja arvutanud kõik muudatused, mida me oleme siin impordis teinud, peaks leht ilusti avama meile põllud, nii nagu hetkel siin ka juhtus. Vaatame kiirelt kaardi pealt üle, kas meie pilt on meile tuttav ning just me oleme sisse kandnud siis siilikujulise põllu asemel nüüd siia natukene ilusama põllu, nii nagu ta pidi olema PRIA impordis. Ja minu jaoks on vähemalt siin kõik ilusti ja tuttav. Nüüd siinkohal kindlasti tuleks üle kontrollida siis, nagu enne mainisin, ka tööde pindalad, kui on drastiliselt muudatusi olnud. Ja sealt edasi peaks olema juba ilus ja sile tee. Kui sul peaks tekkima muresid ja siiski ei saa ise nendest jagu, eriti näiteks seoses impordiga, siis on alati e-agronoomi lehe all olemas meie telefoninumber ja Eliise on tööpäevadel väga hea meelega nõus sind aitama, et saaks need mured lahendatud. Muidugi võid sa ka meile kirjutada, leiame kindlasti sind ülesse ja pakume sulle nii palju abi, kui vähegi suudame. Siinkohal ma tänan kõiki, kes vaatasid. Loodan, et probleeme jääb järjest vähemaks. Kui neist ka mõni tekib, siis usun, et pärast selle video vaatamist on neid probleeme veidikene lihtsam lahendada või aru saada, mis täpsemalt on juhtunud.
suur aitäh kõiki kuulamast ja vaatamast ning kohtumiseni järgmisel korral.